Tere kõigile! Täna õpime selgeks, kuidas arvutada trapetsi pindala. Ole hea, joonesta endale üks trapets ja joonesta umbes selline, nagu minul on. Nii et üks alus oleks 7 cm ja teine alus oleks 4 cm. Ja tee see trapets siis erikülgse trapetsina. Nüüd, kui me hakkame vaatama selle trapetsi pindala, siis esialgu mõtleme selle peale, et millisteks kujunditeks saan ma trapetsi jaotada nii, et nende kujundite pindalasid ma oskaksin leida. Ma saan jaotada siit täisnurkseteks kolmnurkadeks ja ruuduks näiteks, aga mul tekib vähem kujundeid, kui ma joonestan trapetsile diagonaali. Mul tekib 2 kolmnurka. Ja vaatame, kuidas nende 2 kolmnurga abil saan ma tuletada trapetsi pindala valemi. Ma näen, et minu trapets koosneb 2 kolmnurgast. Need kolmnurgad ei ole samasugused, need ei ole ka võrdsed. Need on 2 erinevat kolmnurka. Järelikult ma saan trapetsi pindala, kui ma arvutan selle alumise kolmnurga pindala ja ülemise kolmnurga pindala ja liidan need pindalad kokku. Nüüd tuleb sul mõelda, et kuidas kolmnurga pindala arvutati. Kolmnurga pindala arvutamiseks on vaja kolmnurgale kõrgust. Joonestame mõlemale kolmnurgale kõrguse. Siin alumisel on lihtsam, sest see kolmnurk on alusega niimoodi meie poole. Aga teine kolmnurk siin üleval on nüüd nürinurkne. Ehk sellel ma peaksin seda alust pikendama ja saan siis ka kõrguse joonestada. Tee need kõrgused palun sama värvi ja sa näed, et need kõrgused on sama pikad. Vahet ei ole, kummast kolmnurgast me siin räägime. Märgime juurde tähistused kõrgustele siis H-tähed ja nad on võrdsed. Ja siis üks alus ja teine alus. Nii ja nii nagu ma rääkisin, trapetsi pindala tuleb kokku siis 2 kolmnurgast ehk S võrdub alus korda kõrgus jagatud 2 on see alumine kolmnurk pluss alus korda kõrgus jagatud 2 on see ülemine kolmnurk. Nüüd vaatame, kuidas meil varem õpitud arvutusreeglite abil saame selle valemi natukene lühemaks lihtsustada. Sa näed, et sul on siin murrud saab kokku liita ja need on ühenimelised ehk nende ühiseks nimetajaks jääbki 2 alus korda kõrgus pluss siis alus korda kõrgus 1 alus ja teine alus. Nüüd sa näed, et nendel 2 on mõlemal liidetaval on mõlemal sees kõrgus ehk kõrguse saame võtta sulgude ette ehk tegurdada seda ülemist avaldist. Kõrgus korda sulgudes A pluss B jagatud 2 ja see kõrgus lihtsalt valemis kirjutatakse siia kõige lõppu. Ehk siis valemi lõplik kuju on selline, et alus pluss teine alus jagatud 2 korrutatud kõrgusega. Ja kirjutame nüüd selle valemi siis välja ka lühemalt, nii nagu me seda edaspidi kasutama hakkame. A ja B on alused ja H on siis trapetsi kõrgus. Edaspidi loomulikult me ei pea hakkama siia nii palju aluseid ja kõrguseid joonestama, need olid meil vajalikud tõestuse jaoks. Edaspidi piisab meile ainult, kui me teame ühte alust ja teist alust ja lihtsalt ühte kõrgust. Ja näiteülesandeks arvutame enda joonistatud trapetsi pindala. Pindalas on siis vaja 2 alust. Minu aluste pikkused olid 7 ja 4, sinul peaksid samad olema ja ole hea, mõõda nüüd ära ka enda trapetsi kõrgus. Ja kui need kõik kokku panna valemi järgi, siis minul tuleb trapetsi pindalaks 22 ruutsentimeetrit. Trapetsi pindala valem on küll kõige pikem siin õpitud erinevate kujundite pindala valemitest, aga mõtle nüüd rahulikult, jäta see meelde ja ma usun, et sul tuleb ülesannete lahendamine hästi välja.